Tere kõigile, tere tulemast Tiiu Tara kanalile, käesolev video on nädala energia ja vaatame, mida toob siis nädal 13. kuni 19. aprill kõigile meile. Tegemist on kollektiivse lugemisega. Lauale on mul pandud selleks nädalaks jällegi 7 kaarti. Sa võid neid võtta kui nädalapäevi, aga sa võid siit videost endale siis endaga kaasa noppida sinuga haakuvad olulised sõnumid, mis sa tunned, et sind toetavad või aitavad ja mis ei ole sinu jaoks, lase see endast lahti. Järelikult on see kellelegi teisele, let it go and let it flow. Ja iga nädala energiavideo siis lõpus on meil siin toimumas ka selline mäng. Siit saad siis vastused 3 küsimusele, milline tähemärk on sinu jaoks sellel nädala tähtis, milline nädalapäev on sinu jaoks sellel nädala tähtis ja jah või ei küsimustele siis ka vastused saab ning siin video allkirjelduses on olemas ka ajamärgid. Saad klikata sinna, video hüppab kohe lugemise juurde, mängu juurde, et sa ei pea ise kuskilt siis hakkama otsima. Ja enne veel, kui ma alustan, ma tahan kõigile teile öelda kogu südames suur aitäh, kui sa oled hakanud Tiiu Tara YouTube'i kanalit jälgima. Oled ka videole laigi pannud või mulle kommentaarides hästi märku andnud, kui midagi on sobinud, täppi läinud, meeldinud sulle, suur aitäh. Ja suur tänu ka kõigile, kes on külastanud tiiutarat.ee kodulehte. Seal on siis sellised videod nagu mida toob aasta 2026, mida toob näiteks kevad, märts, aprill, mai, selline lugemine on seal. Seal on ka veel lugemisi siis erinevatel teemadel, tööteemad, rahateemad, armastuse teemad. Seal on just ka nagu kõike, et näiteks ka järgmine ime sinu elus või et järgmised uued positiivsed uudised või sündmused, mis sinu ellu on tulemas, muutused, jah või ei, lugemised on seal, et seal on just ka nagu kõike. Ja kaasa arvatud ka tarokool, et kui ma juba sellest nagu räägin, et kes tahab siis tarosid õppida, tiiutarat.ee /tarokool, selline leht ootab sind. Aga meie lähme nüüd nädala energiat juurde. 13. aprill me alustame, kui ma tahan ka mainida nüüd see, kui ma juba endast siin räägin, siis 13. aprill on muide ka Tiiu Tarat selle YouTube'i kanali sünnipäev, et minu esimene video sai üles laetud 13. aprill 2020, seega ma saan 6-aastaseks saab siis Tiiu Tara YouTube'i kanal. Sauade baas õigetpidi, müntide kuningas tagurpidi, sauade 6, siis on meil pohodu õigetpidi, mõõkade baas, karikat 9 ja mõõkade 3, no okei. Päris huvitavad kaardid, siin on justkui nagu sellist korralikku võidukust, ütleme niimoodi. Kõige parem nendest kaartidest tundub meil see sauade 6 praegu siin kolmapäeva kohale. Tema on sattunud. Sauade 6 teeb sellest nädalast justkui nagu sellise kordaminekute nädala, eriti töös, karjääris, rahas. Sauade 6 on väga-väga oluline kaart. Sauade 6 tähendab võitu. Või et edu, või et mis iganes sinu jaoks edu on see näiteks uus töökoht, rohkem raha, mingisugune boonus. Sauade 6 võib olla ka võit, näiteks sa osaled kuskil näiteks konkursil või spordivõistlusel. Sauade 6 on alati kuldmedal või esikoht, on ja sauade 6 näiteks kui sinu edu on näiteks rohkem fänne, rohkem kuulsust, tahad näiteks ka suurt kordaminekut loomingus, kirjutada raamatut või alustada enda mingi äriga või hobiga. Sauade 6 ongi nagu selline yes, tegingi ära, yes, et ma saingi selle, yes, et ma saavutasingi selle asja. Sauade 6 tähendab ka edukat projektide nagu kulgu, seega nagu väga-väga hea siis energia on juba meil selleks nädalaks siis üleval. Aga me alustame algusest. Meil on sauade baas õigetpidi. Sauade baas on hästi vahva kaart. Ta on selline seikleja hingega energia. Ta igale poole ta jõuab, kõigiga ta sädistab, kõike ta teeb, ta on lõbus, ta on tore ja natukene nagu selline nädal ka meil tulemas on, nii et väga ka toreda sellise vahva kaardiga me alustame. Sauade baas on sobilik näiteks igasugused loomingulised projektid. On see laulmine, muusika, tantsimine, maalimine, fotograafia, mingi disain, riidedisain, sisedisain, igasugune nagu kreatiivne või loominguline eneseväljendus. Äkki sa tahad kirjutada luuletusi, äkki sa tahad enda luuleraamatu välja anda, äkki sa tahad sotsmeedias rohkem näidata sisu või võib-olla sa oskad väga hästi luua näiteks ilu, sa oled väga hea meikar näiteks, et sauade baas ongi, et meie kõigi sees on mingisugune loomingulisus ja kreatiivsus ja sauade baas hästi tahab ka seda lõbusalt ja mänguliselt ja fantaasiaküllaselt siis välja lasta või valla lasta nii-öelda. Sauade baas avab meie need loomekiremahlad nii-öelda, hakkavad voolama ja ta avab selle nagu ukse mees, ja ta tähendab ka hästi toredaid kohtumisi inimestega. Sauade baas on lõbus, ta on tore, ta hästi räägib, sa oled tähelepanu keskpunktis, ta on väga selline humoorikas, et
tihti saudebaas toob meile uusi sõpru, uusi ägedaid tutvuseid, võib-olla hakata koos looma midagi, eks ole, selline koos toimetamine, koos tegemine absoluutselt saudebaasis. Ta ongi nagu selline sotsiaalne liblikas, kes nagu kõigiga läbi saab, kõigile meeldib. Vot sa oled sina ka siis sellel nädalal, et hästi selline vahva ja energiline nagu kaart. Ka igasugused sportimised, trenni tegemised, aktiivne füüsiline liikumine saudebaas on suhteliselt selline aktiivne kaart, igale poole ta jõuab, siblib igal pool ringi, et väga nagu selline hea nädal, et kui on trenniga või et trenni teemad, sporditeemad, terviseteemad on ka natukene kõrvale jäänud, see saudebaas aitab nagu uue selle kuidagi elevuse ja kire üles leida, et ka sellega nagu siis tegeleda. Ka mingid reisimised, väljasõidud, saudebaas on hästi nagu selline vahva ja tore kaart ka seda teha, et mõni tore väljasõid kuskile, reis kuskile, nädala lõpu mingisugune koosviibimine, peod, üritused, saudebaas kõigest sellest nagu räägib. Ja saudebaas ütleb ka nagu seda, et sa ei pea minema hetkel enda projektide eesmärkidega nii tõsiseks. Oluline on mängida rohkem, katsetada, proovida, teha midagi humoorikat, naljakat, lihtsalt nagu sellepärast, et sul on praegu lõbus seda teha. Et see kaart äratab meie sisemise lapse uuesti nagu üles. Kui väike laps näiteks maalib või joonistab, tema ei mõtle, et nüüd ma teen sellest äri ja ikkagi 10 aasta pärast ma tahan välja jõuda sinna. Vaata, usu mind, taros on ka selliseid kaarte, mis räägivad nendest pikaajalised plaanid ja kuhu ma ikka sellega lähen. See ei ole selline kaart. See on kaart, mis nagu innustab meid hetkes elama. Olema ka väga nagu spontaanne ja selline, et täna tuleb mingisugune tuju, tahan hakata näiteks maalima, jumala eest tee nagu seda kohe, et tee seda, mis on lihtsalt lõbus ja tore ja me kuidagi komistame iseenesest selles kaardis nagu õige asja otsa. Aga me komistame siis, jutumärkides komistame, eks ole, siis selle otsa, kui me oleme ise ka sellises vahvas, lõbusas, positiivses nagu tujus, eks ole, et hästi nagu vahva kaart, millega alustada. Müntide kuningas on meil järgi tulemas tagurpidi selles kaardis, me teenime palju raha, kes tahab endale uut tööd leida, müntide kuningas, sauade kuus, usu mind, sa leiad endale väga-väga eduka koha ja suhteliselt sellise, nagu sa ootad või arvad, et sa võiksid saada, sest sauade kuus on siin väljas õigetpidi, mis tähendab, et plaan A toimib, eks ole, sul ei ole vaja hakata alternatiivseid asju vaatama või et kõike muutma ja tegelikult sa oled nagu õigel teel. Tea, et iga kord, kui sauade kuus tuleb õigetpidi välja, siis kõik ongi õige. Sa teed praegu õigesti, sa oled õigel teel, sa mõtled õiges suunas, ära hakka nagu, äkki ma peaks ikka nii tegema, suva, pane lihtsalt edasi, aga müntide kuningas ka nagu räägib siis rahast, ta on väga-väga tugev karjääri ja raha kaart, ta on ju kuningas ja mündid on ju raha, eks ole. Tagurpidises asendis töötab ennast üle, tervis läheb alla, jällegi tuleb hästi jälgida nagu seda, et miks ma stressan nii palju töö pärast, raha pärast, kas äkki saaks nagu rahulikumalt ka raha teenida, et see ei pea sõltuma nagu sellest, et me nagu punnitame ennast üle või katki ja mõnikord ka müntide kuningas tagurpidi ei oska nagu ei öelda, vaata, et kuidagi okei, ma siis aitan teda või et ma siis ikkagi teen selle ära, okei, ma võtan selle asja ka veel enda peale, siis võtab kõik enda peale, ühel hetkel ta ei jaksa enam, et sul tuleb seda piiri nagu tunnetada natukene sellel nädalal, võib-olla ka nagu siis, võib-olla hoopis selles ka saudebaasis need lõbusad, toredad projektid aitavad ka seda nagu tööpinget vähendada, aga müntide kuningas igatepidi ennustab tegelikult väga head raha, väga head tööd, et kes otsib nagu uut töökohta, kes tahab nagu siis paremat positsiooni, rohkem palka, paremat tööd, uut tööd, absoluutselt müntide kuningas seda nagu meile toob. Ja sul tuleb lihtsalt enda latti tõsta, enda standardit tõsta, et see kaart tagurpidi ja mõnikord selline, et seda head asja ma vist ei saa ja vist nii palju raha mina ikka ei saa ja vaata, ta natuke tahab enda seda latikest nagu alla lasta, aga tegelikult saaksid küll väga-väga hästi, saaksid väga-väga hea koha endale. Sul on ju ka sauade kuus väljas, sauade kuus on ju ääretu edu märk, eks ole, ta ongi nagu üks kõige suuremaid edukaarte tegelikult siis kaardipakis. Ja müntide kuningas ka, selles kaardis mõnikord meil on, kuna sul on see mõõkade kolmekene ka tulemas siia järgi, et küll ta on siin pühapäeva koha peal või et nädala lõpus, et mõõkade kolm on nagu kerge pettumus inimestes ja mõnikord müntide kuningas tagurpidi on meid veab alt inimene, kelle peale me arvasime, et me saame nagu loota. Et sellepärast juba eos on see sõnum ka nagu selline, et võib-olla pead natukene iseenda peaga mõtlema. Igale inimesele müntide kuningaga tagurpidi ei ole mõõt
mõtet kogu enda aega, energiat ja panust ära anda, sest võib-olla nad ei vastagi samaga sulle, et sul tuleb natukene nagu analüüsida, et kes toetab sind, kes mitte ja võib-olla natuke sellise iseseisvam nädal sulle, et eriti, mis ka puudutab sellist võitmist, töö tegemist, panustamist, eks ole, enda edu saavutamist, suuremaid projekte, et siin on küll saavutebaasis lõbusaid inimesi ja lõbusad koostööd, ja hästi lõbus energia on õhus, aga hästi võid õppida, tahad sa seda või mitte, eks ole, selles mõõkade kolmes ja mütide kuningas tagurpidi, et kes toetab, kes mitte või kelle peale saab loota ja kelle peale nagu mitte, eks ole. Et natukene tuleb meil siis analüüsida realistlikult neid siis inimesi ja ka nende panust meie elus. Aga mütide kuningas, tead, mida enesekindlam sa ise oled, ma saan kõigega hakkama, ma olen hästi tubli, jällegi ära ennast üle pingutad, tervis ja kõik uni ja keha on ka väga-väga olulised meile, aga tegelikult kuninga energia suudab kanda kõike, eriti mütide kuningas, mis on kõige nagu sellisem kahe jalaga maa peal, tugev, kindel kui kalju, eks ole, et see kindlustunne on sinu enda sees olemas ja tegelikult võib-olla sul ei olnudki vaja seda inimest, et hullult tuleks ja aitaks sind, õppetund oligi see, et sa saad võib-olla üksinda palju paremini, on ju natukene nagu selline teemakene ka siia, igaks juhuks lihtsalt mainin, aga meil on ka sauadekuus. Sauadekuus, oi, see on nii hea kaart, eriti kui ta tuleb õiget pidi välja. Tagurpidi ega miski tema nagu eduga ei riku. Tagurpidi lihtsalt sauadekuus oleks see, et plaan B, eks ole, et me peame natuke muutma, peame olema paindlikumad, aga kuna sul on sauadekuus õiget pidi siin, see tähendab sinu võit ja sinu edu tulebki nii, nagu sa juba teed. Sa mõtled õiges suunas, tegutsed õiges suunas, sa oled juba õiget samme astumas, idee on sul väga-väga hea, et nüüd on vaja lihtsalt tegutsemist, sauad energia teeb. Sauad energia on tuli ju põleb, mitte ei istu kuskil niisama, eks ole, et ta peabki praksuma ja see kireleik peabki nagu üles siis minema, ja sauadekuus siis tähendab võitu. Spordivõistlusel on see kuldkarikas, esikoht, kuldmedal, kui see on näiteks mingisugune näiteks kandideerid kuskile tööle, siis sauadekuus õiget pidi tähendab, et sina oled kõige parem või et võidad või et oled konkurentidest nagu üle, et kuhu me lähme või et mida me tahame ka saavutada, seal me särame, selle me ka endale nagu saame. Sul on veel eriti mesimaguskaart karikat 9 tulemas järgi, karikat 9 õiget pidi see on soovi või unistuse täitumine ka veel, eks ole, et tea, et sa oled vägagi õigel teel. Sauadekuuega lihtsalt ongi nagu see, et sauadekuue miinus inimesed võivad olla kadedate peale, võivad natukene kuidagi proovida teda saboteerida. Mõnikord hakkame ise üle mõtlema, aga ikkagi sauadekuus tähendab siis seda, kui sa jätkad hea tööga, kui sa pingutad edasi, kui sa ise oled väga-väga tubli, siis sa ka võidad. Ja kõik projektid, mis selles sauadekuus edukalt lõpetatud saavad, tavaliselt sauadekuuega, kui miski lõpeb, siis me kohe alustame ka uut ja veelgi edukamat ja veelgi põnevamat asja. Ta on nagu selline tegingi ära, saingi, võitsingi kõik. Et selline ääretult äge ja ka tõesti silmapaistev ja särav kaart on ka see sauadekuus. Järgi on meil tulemas poodu õiget pidi. Poodu tähendab selle sauadekuuega koos. Poodu võib tähendada seda, et mingid asjad võtavad kauem aega, kui sa arvasid. Sul võib olla tunne, et teatud asjad seisvad elus nagu paigal. Võib-olla sa ootad uut töökohta, võib-olla sa ootad näiteks uut suhet, võib-olla sa tahad, et miks see juba ei tule, miks see juba ei juhtu. Aga tegelikult poodu, mina sulle ütlen niimoodi, nii mõõkade baasika sa ei ole mitte midagi valesti teinud, eks ole, et see ajutine seisak või et paigalseis ei ole sinu süü, see tähendab seda, et sa ei saa seda kontrollida ja sa ei saa ka otseselt midagi teha. Ja sinu ülemõtlemine ka mitte midagi ei muuda, seega rahune maha. Ja teine asi, sauadekuuega, karikat 9-ga, sa saad niikuinii, et sa võidad niikuinii ja ka mingisugused ajutised paigalseisud ja ajutised seisakud ja ajutiselt kuidagi, kui meil on äge unistus, muidugi me tahame juba täna seda, eks ole, mitte oodata, aga poodu ütlebki, et mõnikord see, et ootab enda nagu õiget aega. Võib-olla on hoopis paremgi siis, kui see õige aeg tekib, et see ongi nagu parem aeg seda asja sul teha, sa oled ise ka rohkem võib-olla valmis, sul on endal ka rohkem vaba aeg, eks ole, et sa oled tegelikult ju enda edu teekonnal sauadekuues, saad mis tahad, pooduga lihtsalt tea, et iga asi juhtubki nagu täpselt õigel hetkele ja ka
täpselt õigel ajal. Poodu on ka seotud nagu vaimse ärkamisega. Ma ütlen seda pigem nagu suhetes, sest raha ja töö ja mingisugused välised saavutused, see energia on väga soodne siin. Aga kui me räägime suhetest, meil on see mõõkade 3, mis on natukene nagu pettumus kelleski või et solvumine, et see inimene näiteks vedas alt, müütide kuningas tagurpidi võib olla ka selline natuke nagu siuke, et ma arvasin, et meie vahel on näiteks tugevam sõprus või saame paremini läbi, aga tuleb välja, et see inimene kaob ära, siis mõõkade baas võib olla lihtsalt mingisugused möödarääkimised või inimesed kaovad ära või et ei vasta, ja siis poodu tähendabki mõnikord seda, et sul oligi vaja need kogemused läbi käia, on need mingi sõprussuhted, on need mingi paarisuhted, flirtimised, mis iganes, ka nagu siis inimeste vahelised ühendused, kus me natuke pettume inimestes, kas nende suhtlusviisis, kas selles, et nad veavad alt, kas selles, et nad lubavad, et ei tee, kas selles, et mõõkade 3-ga võib-olla isegi räägivad taga või et isegi ütlevad näkku sulle hästi inetult, Ja poodukaart ütleb siis seda, kui sinu elus on olnud sellised situatsioonid, võib-olla see nädal midagi juhtub, siis tea, see pidigi juhtuma. See inimene pidigi sulle näitama enda tõelist palet. Ta pidigi nii tegema, ta pidi täpselt nii ütlema või mitte ütlema, ära kaduma, negatiivselt asja tegema sulle selleks, et su silmad lõpuks ometi avaneksid, et milline ta on. Sest poodu tähendab vaimset ärkamist, hetke, kuidas ma varem seda ei näinud, kuidas ma varem selle peale ei tulnud. See on perspektiivi muutus. Me hakkame nägema seda inimest, seda suhet, iseennast, elu täitsa nagu uut moodi ja poodu ongi see ongi tema tähendus, et mõnikord peavad asjad olema natuke pahempidi või et me näeme mingi pahu poolt nii-öelda kelleski või mingisuguses suhtes. Ja see peabki juhtuma või see pidigi juhtuma sinuga selleks, et sa saaksid aru, et see tegelikult ei ole normaalne, kuidas ta käitub või kuidas ta sind kohtleb, et need hetked mõnikord on nagu sahmakas külma vett krae vahele, aga see on teatav mõnikord väga-väga vajalik, et muidu me oleksimegi jätkanud võib-olla inimesega, kellega poodukaardis me oleksimegi pidevalt kuskile nagu nõiaringi kinni jäänud ja pidevalt ootama millegi järgi, ootama, et ta läheks paremaks või ootama, et nüüd ikka tuleb mingisugune päiksekiir kuskilt välja, ootama, et äkki nüüd ta saab aru, mis ta kõik valesti tegi ja nüüd ta on ikkagi nüüd paranenud ja hea inimene. Et poodu tähendab nagu elu või selle suhte või et situatsiooni nägemist ka nagu teise mätta otsast või et nagu natukene teise nurga alt ja siis hakkavad silmad avanema, et ma ei pandki varem tähele, et kuidas ta mulle kogu aeg nagu läbi lillede halvasti näiteks ütles, me hakkame seda puslet nii-öelda kokku panema, et mõnikord poodu on selline kaardikene, aga tea, et poodu ongi seotud vaimse ärkamisega, edasi liikumisega ja ka spirituaalselt, energeetselt kõrgemale tõusmisega ja sellepärast ongi selle poodu point on, et ta peabki nagu raputama meid natukene. See ei ole mingisugune õudne raputus, aga et ta peabki nagu shake things up nii-öelda, et ta raputab meie elu läbi, et me saaksime, et need tükid saaksid raputuda uutele kohtadele, et et ma ei saanudki varem aru, et ma võiks veel sellist asja teha või niimoodi või et siit hakkab nagu siis uus energia välja kooruma selles poodukaardis, see on nagu spirituaalne ärkamine, et me näeme elu nagu elus tõesti nagu võib-olla uut, võib-olla isegi paremat, kergemat, edukamat suunda enda jaoks, kuna meil on ka see sauade 6 kohe siin juures. Mõõkade baasiga, tead, ma ütlen niimoodi, kui mõõkade baas on õiget pidi, kus hakkavad mingid errorid tekkima, helistame kuskile, keegi ei võta vastu, keegi helista tagasi, saadame mingi meili, üritame midagi nagu saada, teha, küsida, osta, müüa ja siis mõõkade baasis hakkavad igasugused viivitused, errorid, keegi ei vasta, keegi ei saa aru, mingi paber läheb kuskil kaotsi, et keegi nagu ei lugenudki su kirja, midagi nagu juhtub, sellised asjad, siis tea, kui tekivad nagu info, mingid errorid, et või sa tunned, et sa nagu istud ja ootad info sulus ja keegi ei räägi sinuga. See on ainult ajutine, poodu on, või see mõõkade baas on väga ajutine kaart ja ka mõõkade baas tähendab seda, et see ei ole sinu süü ja see asi niikuinii laheneb ära. Ja kõige parem asi, mida teha, on maha rahuneda ja enam mitte midagi teha, et mitte hakata veel 100 korda helistama, 100 kirja veel saatma või veel nagu punnitama. Järelikult poodukaart ütleb sulle, et on teine ajapunkt
või teine viis, kuidas asjale nagu läheneda, on ju, ja see küpseb nii-öelda iseenesest selle nii nagu aeg edasi läheb, niimoodi su silmad hakkavad avanema. Kuidas ma varem selle peale ei tulnud, ma saan sellist asja teha, ma saan nii teha, ma saan sinna minna, ma saan sellega rääkida, eks ole. Et lase asjadel rahulikult kuidagi minna enda suunas nagu õigel ajal õiges kohas, sest sauade kuus niikuinii ütleb, et sa oled õigel teel. Ja mõõkade baas poodu, need on mingid ajutised seisakud, viivitused, mingid õppetunnid, mis me peame läbima, ka ise maha rahunema selles mõõkade baasis. Ja ka mõõkade baas on nagu selline, et suhetes ka, kes kaob ära, kes ei vasta, kes ei suuda normaalselt suhelda, öelda välja, mis ta tahab või ei taha. Igasugused nagu sellised lapsikud käitumismustrid võivad nagu selles mõõkade baasis tulla nagu välja ja kohe, kui hakkavad need errorid tekkima, tead, see ei ole sinu süü, et me ei pea nagu enda süüks võtma, et veel paremini siis ise seletama või veel rohkem siis rääkima või kõike siis enda peale võtma. Ei pea, las ta areneb. Teine asi, mõõkade baas. Tuleme täiesti uue teema juurde, igasugused online kursused ja koolitused, kus me saame õppida, areneda, vahet ei ole, millega see on seotud tööraha, karjäär, looming või võib-olla üldse sa tahad õppida mingid täiesti x-uut asja, absoluutselt mõõkade baas ongi sellised lühikursused, sutsakad, me saame nagu hästi head infot, kuna ta on hea ajukaart ja väga hea internetikaart, et õppimiseks väga-väga selline kohane, võib-olla on see mingi päevane koolitus, kus sa tahad minna, äkki sulle lihtsalt kuidagi kogemata lendab sülle mingi idee või pakkumine. Väga-väga hea oleks see siis selles mõõkade baasis. Ja kolmas asi, mõõkade baas. See inimene, kelle kohta sul kõhutunne või midagi nagu ütleb sulle, et ta vist käib sind internetis vahtimas või luuramas või sa vist meeldid talle. Sinu kõhutunne on õige, 100%, absoluutselt, ära kunagi kahtlegi selles. Mõõkade baasis on inimesed väga uudishimulikud. Nad on need mingid eksid, on need mingid need silmarõõmud, kellele sa meeldid, on need mingid uued töökaaslased näiteks. Inimesed käivad meid netis luurama. See on selline kaart. Eriti veel, kui ta siin õiget pidi, siis nad hästi varjavad, võib-olla teevad mingid libakontosid, mis iganes. Et ole lihtsalt teadlik, kui sa ei taha, et see inimene seda teeks, usu mind, su kõhutunne. See esimene nägu, kes sulle praegu silme ette tuli, see ongi õige, et usu mind, su kõhutunne saab kohe aru sellest, kui keegi mõtleb meie peale või et luurab meie järgi, siis tegelikult et ta hakkab meile nagu ka, meie vahel on telepaatiline side alati. Kõigi meie vahel ta hakkab meile ka tulema kuidagi nagu meelde ja et sa aeg-ajalt leiad, et sa mõtled ta peale, no siis tea, et tema mõtleb ka sinu peale. Ja mõõkade baasis võib olla huvi positiivne, et tundud ilus ja lahe ja mis sa teed, aga mõõkade baasis võib ka samal ajal teatud inimestega see huvi olla draama. Kus sa oled, kellega sa suhtled, kellega sa teedid, mis sa teed, et siis saaks pläkutada ja taga rääkida. Et siin võib olla nagu mitut sorti uudishimu, nagu ütleme niimoodi sinu vastu, et lihtsalt ole teadlik või et see põhisõnum jääb ikkagi nagu selleks, et kui su kõhutunne juba ütleb, et ma vist meeldin talle või see vist käib mind kuidagi luuramas. Ja see on õige, absoluutselt, trükitähtedega jah. Ongi nii. Aga lähme meie edasi. Meil on karikat 9. Üks kõige paremaid kaarte minu meelest kaardipakis veel ka õiget pidi. Karikat 9 tähendab soovi ja unistuse täitumist. Ehk siis vahet ei ole, kui pisike või suur ka see südame soov ei oleks, kes tahab uut kodu või uut suhet või kes tahab näiteks uusi kingi või uut kleiti. Vahet ei ole, mida sa soovid, karikat 9 ütleb, et sa saad. Ja isegi tasub nagu teadlikult manifesteerida, võttagi valge paber, kirjutusvahend, hakata nagu kirja panema, et milline oleks minu unistuste suhe, kas ta toob mulle kohvivoodisse, kas me seikleme koos, reisime koos, kus me elame, milline meie elu on, kuidas me omavahel suhtleme, et ka näiteks, kui sa tahad enda kodu, kuidas see oleks sisustatud, et kuidas sa end seal tunned, kas päike paistab aknas sisse, kas sul on vaikus ja rahu, kas linnud laulavad akna taga, eks ole, hästi nagu kuidagi detailselt, tugevalt ja teadlikult manifesteerida, kui sa
näiteks tööga seotud, milline oleks sinu unistuste koht, kui palju sa raha teenid, kuidas sa seda raha kulutad, vaimu silmas kuluta juba seda raha, mõtle kui tore, ma saan osta seda ja seda ja seda, et karikate 9 on, selles kaardis ongi nagu kõik võimalik või see kaart tuleb meile meelde tuletama seda, et universum ongi nii külluslik, et tegelikult kõik me võiks saada, mis me tahame, sest kõik, ega me ei tahagi ju samu asju, kõigile meile ei meeldigi samad asjad ja me ei taha elada sama elu ja karikate 9 ütleb, et universumis on kõik olemas. Kõik, millest sa nagu unistad, ka maailma kõige utoopilisemad, naljakamad, kentsakamad, imelikumad unistused, absoluutselt on see kõik olemas ja sul on võimalik seda saada. Sul ongi võimalik sinna välja jõuda ja eriti aitab sind ka sauade koos, nii et mõnikord isegi karikate 9 on see, inglise keeles on hea väljend, et delulu istu sul luulu, et sa pead olema natukene nagu selline nagu kastist väljas mõtlema, et need utoopilised, imelikud, teistsugused ideed või et ka need ideed või unistused, mille kohta nagu teised inimesed ütleksid nagu selle peale, et seda kas ei olegi võimalik saavutada või et sina küll ei saa või sa oled liiga vana või et sul pole raha või et igasugused need piirid hakkavad ka selles karikate 9 tulema välja meist, eks ole, ja meie peast ja ka läbi võib-olla teiste kadedate inimeste sõnade ja siis meil tuleb ikkagi nagu jääda endale nagu kindlaks, mitte lasta ennast kõigutada, teada, et isegi ilmvõimatu on võimatu, et karikate 9 siis meile seda ka hästi kinnitab. Ja siis meil on see mõõkade kolmekene. No tead, kui sul on olnud lähiminevikus lahkuminek või on see näiteks paarisuhe või et läinud sõbraga tülli, midagi juhtus, tea, et see on täiesti valid, et sul on paha ja halb sellest olla. Mõõkade 3 ongi nagu selline aktiivne valu, ta tähendab, et okkad on meie südames, meie hinges. Keegi on solvanud meid, haiget teinud, võib-olla natuke see nädal. Tead, ma ütlen, see võib olla sõprus, kadedus, konkurents pigem, nagu kuna meil on need müntide kuningad tagurpidi, see on alt vedamine, sauade kuus õiget pidi, see on võistlemine, konkureerimine, halvustamine. Mõõkade baas, see võib olla lihtsalt taga rääkimine või et raamatsemine. Ja siis mõõkade 3-ga me saame teadlikuks sellest või keegi tuleb, ütleb nagu otse meile halvasti või siis ütleb seljadega halvasti. Aga mõõkade 3 ongi nagu selline, et mõnikord on see juba juhtunud meiega ja me kuidagi peame selles kaardis heas mõttes lakkuma ära oma haavad. Et me peamegi nutma selle endast välja, andestama endale, teisele inimesele ei pea, las tema olla, siis oma ette ja usu mind, nad saavad oma karmavitsad kõik väga-väga valusalt endale nagu tagasi. Et mõõkade 3 õigemini tähendab, et keegi on teinud sulle liiga. Verbaalselt, võib-olla räägid taga, võib-olla öelnud midagi, võib-olla lihtsalt kuidagi vedanud hästi reetnud sind. Ja ka mõõkade 3 tähendab, et nii oligi. Et mõnikord me hakkame nagu mõtlema, et äkki ma puhusin selle asja liiga suureks või äkki ma oleks pidanud ise paremini tegema midagi. Ja minu sõnum sulle on see, et et see on täiesti okei, et sul on halb tunne sellest. Aga see halb tunne, nüüd on hea see endast välja nutta, välja vihastada, välja rääkida, välja saada. Ja mõõkade 3 ongi südame tervenemine, et selline kaastunne ja andestus ja armastus iseendale suunata, eks ole, olla pehme ja leebe endaga ja tea, et see nii halvasti, kui see ka ei kõlaks, siis meil on poodu õigetpidi siin ja poodu ütlebki nagu seda, et tead, mõnikord need asjad peavadki juhtuma, et me saaksime lõpuks endal need roosad prillid silme eest ära võetud ja nagu selgelt näha, mis inimesega tegelikult tegu oli. Jah, see on valus, jah, see on kibe, maitse on suus, ei taha olla selles emotsioonis, aga tead, ka ühel hetkel see kibe tunne läheb nagu üle, et asjad hakkavad muutuma, tervenema, et luba endale see aeg, et tõesti nagu mõelda selle olukorra üle, mis sa sealt õppisid, miks see nagu juhtus, millist uut teed universum üritab sulle näidata, kuidas sa võib-olla lasid enda piiridest natukene üle astuda, muudkui nagu andsid endast palju selles müntide kuningas tagurpidi toetasid ja aitasid ja olid alati olemas ja siis võib-olla ka siis
sinu jaoks ei oldud, on ju. Et siin on õppida palju, aga mõõkade kolmes võiks see toimuda hästi nagu heatahtlikult ja leebelt ja pehmelt nagu iseenda suhtes. Et tihti me hakkame ennast ka veel süüdistama, et ma olin ikka tegin nagu nii ja kui ma vaid oleksin nagu parem olnud või juba nagu märganud teda rohkem, mis iganes, on ju, hakkame endale ette kujutama kõik, mis on meie süü, et tegelikult ei olnud, on ju, et alati on hea analüüsida olukorda. Ja siis saad ka edaspidi teistes suhetes, uuemates, paremates suhetes vastavalt ka siis enda otsuseid teha, et kelles üldse nagu enda ellu lubad ja kohe, kui mingid punased lipud ilmuvad välja, siis me ei peida enam pead liiva alla, vaid me kuulame seda kripeldust, seda sisemist närivat tunnet enda sees, et midagi nagu on valesti. Me kuulame seda ja me adresseerime seda kohe, et siis ka ei teki neid suuremaid erroreid, me saame kohe need inimesed enda elus siis eemaldada, uued parema tasemele leida. Vot niimoodi. Tähemärgid on ka siin laua peal, meil on sauatapaaž, siis sellised nooremad nooruslikud tulemärgid, jäär, lõvi, ambur, müntide kuningas, tema on siis kõik sellised meessoost maamärgid, sõnn, neitsi ja kaljukits. Mõõkade paaž, tema on jällegi sellised nooremad noorukesed siis õhumärgid, kaksikud, kaalud ja veevalaja. Ja kui see lugemine sulle meeldis, siis sa võid alati vaadata ka tiiutarot.ee, et äkki leiad ka sealt midagi toredat, põnevat endale vaadata. Suur aitäh sulle. Me lähme siit nüüd edasi mängu juurde. Tere tulemast tagasi, mängime mängu. Selles mängus saate vastused siis 3 küsimusele, milline tähemärk on sinu jaoks sellel nädalal tähtis, milline nädalapäev on sinu jaoks sellel nädalal tähtis ja jah või ei küsimustele ka siis vastused saab. Ja mäng siis käib niimoodi, et valid siin laual olevast 7 kivikesest välja ühe või siis ka mitu, mina segan need ära, lasen nendel kõigil siia langeda. Iga kivi annab vastuse siis kõigile 3 küsimusele. Kividest on meil see nädal valida siis tumesinine kivikene, lilla kivikene, läbipaistev valge kivikene, tulipunane kivikene, mustvalge laiguline kivikene, helesinine kivikene ja roheline kivikene. Kui sul läheb rohkem aega valiku sooritamisega, soovitan panna video pausile, saad rahulikult ära otsustada ja edasi vaadata. Mina hakkan nüüd neid kive segama ja vaatame, mis on vastused teie küsimustele. Niimoodi. Alustame siis siit. Roheline kivikene, tähemärk sõnn, nädalapäev, esmaspäev. Vastus on jah ja vali uus suund vahel, aga minu meelest rohkem selle jahi poole peal. Mõtleme ikkagi niimoodi, et klaas on pool täis, on ju. Siis meil on tulipunane kivikene, tähemärgid on sõnn ja kaksikud, nädalapäev, esmaspäev, teisipäev ja vastus on paraku vali uus suund või keskendu millelegi muule. Siis on meil tumesinine kivikene, tähemärk kaksikud, nädalapäev, esmaspäev, teisipäev, vastus on vali uus suund, keskendu millelegi muule. Lilla kivikene, tähemärk skorpion, nädalapäev, neljapäev, vastus on jah. Siis on meil läbipaistev valge kivikene, tähemärk skorpion, ambur, nädalapäev, reede, vastus on vali uus suund, keskendu millelegi muule ja mustvalge laiguline kivikene, tähemärk ambur, nädalapäev, reede, vastus on vali uus suund, keskendu millelegi muule. Ja meil on ka helesinine kivikene, tähemärgid on siis veevala ja kalad, nädalapäev, pühapäev ja vastus on võib-olla. Vot niimoodi, kallikesed armsakesed, seis oli teie nädal. Ma loodan, et te tuleb hästi vinge, imeline, tore, vahva, äge nädal ja ma loodan, et kõik teie soovid ja unistused täituvad. Suur aitäh sulle seda videot vaatamast, kuulamast ja kohtume sinuga juba järgmises videos. Tšau!